Meile meeldib mõelda, et me oleme multikultuursed ja haritud rahvas. Kuidas asjad tegelikult on? Tere hommikust, Raivo Vetik, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi direktor. Tere hommikust. No, te osalesite uurimisprojektis, mille eesmärgiks oli kaardistada ksenofoobiat, rassismi ja multikultuursust Eestis. Mida teie konkreetselt uurisite? See uuring koosneb 3 osast. Esimesed 2 osa on pühendatud rassismi ja ksenofoobia väljendustele Eesti ajakirjanduses ja internetis ja 3. osa on pühendatud mitmekultuurilisusele, hoiakutele uusimmigrantide suhtes, aga ka laiemalt hoiakutele võõraste kultuuride suhtes avaliku arvamuse küsitluses ja mina osalesin selles 3. plokis. Hoolimata sellest, et ütleme, Eestis elab jämedalt võttes 2 erinevat rahvusgruppi, kas me saame ennast nimetada multikultuurseks maaks? Kindlasti saame, sest 2 on juba multi. Et kui oleks 1, siis oleks mono ja Eestis on kokku üle 100 vähemusrahvuse, et selles mõttes Eesti sotsiaalselt kindlasti on multikultuuriline maa. Kui me vaatame seda, et 2 suuremat kogukonda, mis Eestis elavad, siis ei saa me tegelikult rääkida sellest, et need oleksid kultuuriliselt nüüd nii tohutult erinevad. Jah, on teatud erinevusi, aga kui me näiteks võtame ükskõik millise muu Euroopa riigi, eriti minnes lääne poole, siis see pilt on seal märkselt kirjum ja vastuolulisem. Jah, see on väga hea tähelepanek ja tegelikult see meie uuring tõi välja ka selle asjaolu, et kui me vaatame nii eestlaste kui ka venelaste hoiakuid võimalike uusimmigrantide suhtes ja üldse nagu Eesti asjade suhtes globaliseeruvas maailmas, siis selle uuringu tulemused näitavad, et me oleme ikkagi hästi sarnased. On teatud erinevusi, mis on seotud erineva nagu kultuuritajuga, mis on ajalooliselt täiesti mõistetav ja ka erineva tajuga selle kohta, et millised on uusimmigratsiooni majanduslikud tagajärjed Eestile, aga tervikuna eestlased ja venelased on hästi sarnased nendes asjades. Ja see suhtumine uusimmigrantidesse oli siis milline? Mitte eriti soosiliselt? Ei, ma nii ei ütleks, et tegelikult see uuring, me kasutasime John Berry metodoloogia. John Berry on juhtivaid sotsiaalpsühholooge ja tema meetodi eripära on selles, et asja ei uurita mitte selliste üksikküsimuste kaudu, vaid mingi nähtuse kohta sõnastatakse selline suur 10 küsimusega plokk, mis vaatab nähtusi erinevatest külgedest ja see välistab selle, et tulemused oleksid kuidagi väga juhuslikud, sest kui me võtame mingi ühe küsimuse, et seal juhuslik aspekt mängib sellist suurt rolli ja ma väidaksin, et eestlased on täiesti normaalne euroopalik multikultuuriline rahvas, et kui võrrelda, et meil on ka teatud võrdlusandmed, et John Berry on selle sama uuringu teinud Kanadas ja üks skaala, mida ta kasutab, on multikultuurilisuse ideoloogia. See tähendab, millised on inimeste hoiakud kultuuriliste erinevuste suhtes, kas tuleks aidata teiste rahvusvähemustel säilitada nende kultuuri ja nii edasi ja nii edasi. Et kui me võtame selle multikultuurilisuse ideoloogia, siis rohkem kui pooled eestlased olid selles suhtes positiivsed. Kanadas inimeste protsent on 70, et siin teatud vahe loomulikult on, aga tuleb arvestada ikkagi, et riigid on hästi nagu erineva suurusega, riigid on hästi erineva ajalooga, nii et ma väidaksin, et see on hästi hea tulemus Eesti kohta ja seda enam, et John Berry metodoloogia eeldab, või ütleme selle üks selline põhihüpotees on, et inimeste nagu suletud hoiakud põhinevad väga paljus nende enda sellisele ebakindlustundele, kultuurilisele või majanduslikule ebakindlustundele. Kui me mõtleme Eesti peale, siis meil on põhjust ennast tunda ebakindlana Venemaa naabruses ja nii edasi. Nii et selles mõttes selle uuringu tulemused näitasid meid väga heast küljest. Mida me üldse mõtleme kultuuriliste erinevuste all? Mida see tähendab tegelikult? Kultuurilised erinevused tähendavad seda, et erinevatel rahvastel on erinevad traditsioonid, erinevad arusaamad väga paljudest asjadest. Kui me võtame Eesti riigi, siis ikkagi selline kõige suurem erinevus eestlaste ja venelaste vahel on erinevus teatud sümbolite mõistmises, teatud ajaloosündmuste mõistmises ja kõik see tuleb kultuurist. Kas kultuuride erinevus on lõplik suurus? Kas lähenemine on võimalik? Kas üksteise mõistmine lõpuni on üldse võimalik?
see on tegelikult selline filosoofiline küsimus, millele nagu lõplikku vastust ei ole. Loomulikult, kui meil on tegemist kahe erineva kultuuriga, kelle ajalooline taust on erinev, kelle suurus on erinev, kelle ütleme ka sellised psühholoogilised hoiakud on erinevad, siis on ju paratamatu, et nähakse asju erinevalt, aga kui me võtame, ütleme, Eesti näite ja kui me võtame selle sama projekti, siis ma ütleksin, et üks väga oluline tulemus ja selline uus tulemus võrreldes eelmiste uurimustega on see, et me peame ikkagi väga selgelt eristama nagu kahte asja inimeste hoiakutes. Et üks asi on see, et milline on nagu rahvuste omavaheline suhe, kuidas nad suhtuvad teineteisesse, kuivõrd tolerantsed või kinnised nad on, ja teine on ikkagi see suhtumine teatud sümbolitesse, teatud ajaloolistesse väärtustesse, ja nüüd Eesti kontekstis võib öelda seda, et see esimene plokk, et seal eestlased ja venelased on ikkagi suhteliselt sarnased, aga nüüd see teine plokk ja eriti võimendus see kindlasti peale aprilli sündmusi, et hoiak teatud sümbolitesse, ajaloo sündmustesse on hästi erinev, mis ei tähenda seda, et ühiskonnas endas, ütleme, konflikti potentsiaal on kuidagi hästi suur, et erinevus